Ravimist delfiinidega soovitatakse kesknärvisüsteemi häirete, geneetiliste vigade, autismi ja arengupeetuse puhul. Vaid 2 haiguse, epilepsia ja vähi puhul on see ravimeetod vastunäidustatud. Ravi põhimõte on pealtnäha lihtne. Laps viiakse tasapisi delfiiniga kontakti. Ta silitab looma esialgu treeneri abil, hiljem ka ise. Delfiin näitab aga, mida ta oskab. Vees keerutada, joonistada ja palli mängida. Ta justkui näitaks lapsele, et kui mina oskan, siis saad sina ka hakkama. Delfiin это очень дружелюбная. Aleksei räägib, et delfiin on väga sõbralik ja suhtlemisaldis. Neile meeldib inimestega suhelda ja sõbrustada. Lastele mõjub ravi muidugi vastavalt sellele, mis haigust keegi põeb. Üldiselt aga muutuvad lapsed avatumaks ja sihikindlamaks. Nad hakkavad paremini rääkima ja nad on tähelepanelikumad ning elurõõmsamad. Aleksei soovitab 5–10 seanssi ravi ning seejärel poole aasta pärast jälle. Ka palju näinud reporteri meeskonnale avaldas delfiiniravi muljet. Kui laps, kes oma häire tõttu raviseansi algul ei suutnud oma peahoidu ega käsi kontrollida, oli pooletunnise seansi järel justkui ära vahetatud, tõi see heldimuspisarad, kui mitte silma, siis hinge kindlasti. Natalja Vassiljevna ütles, et piisab vaid vaadata delfiinide käitumist harjutustel, et aru saada, et ka temale on see mugav. Tal on meeldiv lapsega aega viita ja mängida. Kui me näiteks koeraga suhtleme, siis ka koer saab sellest rahuldust. Lihtsalt delfiinid tunduvad inimeste jaoks natuke müstilised olevused, sest meil on lihtsalt vähem kogemusi nende olevustega suhtlemisel. Aga seekordsel eestlaste Odessas käigul oli kaasas muidu martsipanimaalijana töötav Heli Erdel. Temale naeruin Toyota 1000 eurose stipendiumi saamisel ja tema eesmärk oligi nimelt tutvuda lähemalt delfiiniraviga. See oli minu jaoks esmane kogemus üldse näha delfiiniteraapiat ja seda seanssi. Ja loomulikult ma teadsin, et on meie ümber puuetega lapsed, aga nähes ise seda teraapiat oma silmaga, siis see oli tegelikult hingeraapiv kogemus minu jaoks. Aga ma olen õnnelik, et meie seas on sellised noored, tublid terapeudid, psühholoogid, kes Odessas tegelevad nende lastega, et parandada just nende inimeste ja laste elukvaliteeti. Kuigi delfinaariumi peamiseks tõmbenumbriks on läbi aegade olnud ikkagi delfiinide show, on huvi ravi vastu sedavõrd kasvanud, et lähiajal avab Odessa delfinaarium juba teise ja suurema ravibasseini. Samas ei sega ravimine ka show vaatamist. Show on küll lõppenud, aga nagu näete, show jätkub veel sellega, et inimesed saavad siin delfiinide juures pilti teha, võib-olla neid silitada ja loomulikult ka treeneritega juttu ajada. Kalina Komogorova räägib, et 10 aasta jooksul, mil Odessa delfinaarium tegutseb, pole ühtki juhtumit, mil loomad oleksid agressiivsed. Enne kui loomi hakatakse õpetama, õpitakse hoolega nende iseloom tundma ja ka sobivust teiste delfinaariumi asukatega. Delfiinile meeldib, kui teda silitatakse ja hellitatakse. Silmas tuleb pidada vaid seda, et neile ei meeldi, kui katsutakse nina, silmi või hingamisava. Loomakaitsjad sõdivad paljudes maades muuhulgas ka delfinaariumite vastu. Ma küll ei osanud seda täheldada, et delfiinide puhul oleks see raske, seepärast et nad on mängulised, koostööaltid ja ma arvan, et nad teevad seda oma tööd või ma ei oskagi nimetada tööks või pigem lusti ja mänguga. Samas tähendaks delfiinide pidamine ainult raviotstarbeks seda, et see muutuks puuetega laste vanematele veelgi kallimaks. Odessa on praegu üks soodsamaid võimalusi oma last aidata. Seda nii sinnasõidu, kohaloleku kui raviteenuste hinnatasemel.